Tuleviku jalgpalliklubi juht Raiko Mutle aastalõpu intervjuust sai tegelikult aasta alguse intervjuu, sellepärast et ajad olid üsna tormilised vahepeal. Klubis juhtus palju asju ja võib-olla ongi nüüd parem rääkida siis tagantjärgi nendest asjadest, mis juhtus ja natukene ka sellest, mis ees ootas. Kõigepealt küsikski sinu käest hästi üldise hinnangu klubi kui terviku käekäigule möödunud 2017. aastal. Tervikuna ma arvan, et võiks pigem nagu rahule jääda, et oli üht-teist uut, mida jälle sai nagu korda saadetud ja milles nagu samm edasi astutud, et paljud asjad ongi sellised, millal võib-olla sellist tulemust nagu kohe ei näegi, aga ütleme siin seespool nagu tunnetad, et liigume nagu õiges suunas. Ja kuna me ka, ütleme siis, jäime kõrgligasse püsima, siis otse loomulikult see oli selline positiivne märk meie jaoks ja kuna, ütleme, sportliku poole pealt see aasta lõpp nagu läks tõusvas joones, siis andis ka nagu tänavuseks hooajaks niisuguse hea signaali või emotsiooni, mille pealt nagu edasi minna. Ja muidugi selliselt uue sammu või järgmise sammu astusime ka selle meedia poole pealt ja turunduse poole pealt, nii et see on midagi, mille üle on nagu kindlasti eelmise aastale tagasi vaadates väga hea meel, et palju uut ja huvitavat kindlasti juhtus. Samm edasi tehti tegelikult ka noortesüsteemis ja seal oli suur roll mängida sellel, et koju naasnud Sander Post on klubi juhtimisse pea ees ja kõrvuni sisse sukeldunud. Jah, Sander on üks klubi juhtidest ja selles mõttes tema roll on kindlasti väga-väga suur kohe algusest peale. Üha enam on ta sellesse töösse nagu sisse sulandunud ja leidnud neid aspekte, kus nagu siis seda kvaliteeti meie töös tõsta. Ja nüüd järgmised sammud ongi sellised võib-olla, mille tulemusi siis näeme mingi aja pärast, et selle kvaliteedi, sportliku poole kvaliteedi tõstmisel kindlasti ei juhtu midagi nagu üleöö. Et lähme sammhaaval on nii lühiajalised kui pikaajalised plaanid nagu enda jaoks nagu selgelt välja kirjeldatud ja nende nimel nagu töö käib. Et Sandri olulisus klubis on väga suur. Kui nüüd aasta lõpust hakata tulema siia tänase päeva poole, siis oktoobrikuus jäime pisut ebaõiglaselt nii-öelda valimiskampaania hammasrataste vahele ja seal sa pidid siis avaldama nii-öelda oma pöördumise, et asju selgitada. See leidis suurt ja sooja vastuga ja seisukohad said viidud inimestele kohale. Täna on 10. jaanuar ja aasta, nii-öelda eelarve aasta on alanud, hooaeg on algamas 1,5 kuu pärast. Praegu võib öelda, et linnaga suhted on rahateemadel liikumas positiivses suunas. Tundub küll, jah, et selles mõttes, eks need kõik ole sellised, need summade koha pealt ei ole nagu lõplikke otsuseid nagu paika pandud, et see on täiesti arusaadav, kuidas linna juhtimises need asjad käivad, aga ütleme selline foon või signaal on nagu pigem nagu positiivne või midagi sellist, millega me nagu siis arvestasime, ütleme minimaalseltki. Et oma tööd nagu hästi jätkata. Et muidugi me ootame ka seda, et see linna rahastussüsteem veidi veel nagu siis selgemaks ühel hetkel või saaks, et meie jalgpalliklubi juhtimises, nagu ma ka kirjeldasin natukene, me tegelikult juba hakkame koostama järgmise aasta eelarvet seal juba suve lõpus suurusjärkudega arvestades, et lõpliku tõe muidugi saame hiljem teada, aga selline kindlus ja stabiilsus võib-olla on see, nagu, mida meie nagu natukene rohkem otsime ja ootame, et loodetavasti nagu jõuab ka see meie jaoks natukene nagu selgema lahenduseni, aga muidugi praegu tundub jah, et linnavõimuga on selles mõttes head suhted, et meid kaasatakse aruteludesse, meid kuulatakse, mõistetakse ja proovime ikkagi üheskoos nagu leida need lahendused, et ei ole me nagu üksi jäetud. Oma viimases ajalehe artiklis, mis Sakalas ilmus, kus sa siis täpsustasid oma eelnevas intervjuus välja öeldud, tõid sa välja, et Viljandi linn on ja jääb klubi kõige olulisemaks partneriks ja see vist ei ole muutunud ega muutugi.
jah, kindlasti kui räägime jalgpallikoolist ja noortest, siis ilmselgelt see on igal pool nii. Et kui esindusmeeskonnal eelarve koostamises väga palju tuleb seda tuge nii-öelda sponsoritult, mis on ka loogiline, esindusmeeskond on kõige rohkem ka pildis, seal on kõige lihtsam või seal on võimalik nii-öelda ka reklaampinda kui sellist müüa. Et noortesüsteem on rohkem selline kogukonna ja meie noortele nagu suunatud tegevus, siis seal on ilmselgelt omavalitsused nagu need, kellega kõik jalgpalliklubid ja tegelikult spordiklubid üldse tervikuna nagu koostööd teevad. Et selles mõttes jah, nii on ja ma usun, et see nii ka jääb. Selles mõttes on muidugi tegemist natukene äraspidise olukorraga, et kui tavaliselt nii-öelda sponsorite poolt esindusmeeskonnale antud raha kulub esindusmeeskonnale, siis meil on tulnud paraku läbi aastate esindusmeeskonna arvelt pidada üleval noortesüsteemi, mis on tegelikult täpselt vastupidine toimimisloogika normaalsusele. Jah, normaalne või mitte ongi täpselt see, et iga klubi peab nagu vastavalt sellele olukorrale ja keskkonnale nagu tegutsema. Et mina olen selgelt kogu aeg seda öelnud, et mina näen, et klubi peab tervikuna arenema ja ei võta nagu selles mõttes kuidagi seda esindust ja noortesüsteemi nagu niivõrd eraldi. Et seal, kus on vaja, sinna seda tuleb nagu turgutada ja seal, kus on rohkem, sealt tuleb siis seda natukene nagu võtta. Aga teistpidi jällegi, me näeme ka, et meie esindusmeeskond ka täna, ütleme selles mõttes, teeb ju duubliga koos oma treeningprotsessi. See nimekiri on üks suur ühine ja duublis on ikkagi valdavalt kõik ju noored, mis nagu loobki selle olukorra, et ega see esindusmeeskond nüüd mingisugune teine maailm nagu sellest noortesüsteemist väga ei ole, et nad on ikkagi omavahel väga tihedalt seotud, nii et võtame seda olukorda ikkagi selliselt, et terve klubi peab tervikuna arenema kogu aeg. Selle juurde, kuidas ja miks duubel ja esindus koos treenivad, me üsna varsti jõuame. Jätame oma tööd tegema ka linnaisad, kellega on suhtlemine olnud igati konstruktiivne ja Raekojas tehakse meiega head koostööd ja üleüldse head tööd. Ja räägime natukene nüüd viimaste päevade uudistest, kui minna ajas 1,5 nädalat tagasi, siis möödunud nädala esmaspäeval viis oma esimese treeningu esindusmeeskonnaga läbi Marko Kristal, Eesti vuti absoluutne legend. Seleta natuke lahti, kuidas see Marko tee siia Viljandisse jõudis? No natuke ajast tagasi minna, siis ütleme Lillevere taandumine esindusmeeskonna peatreeneri positsioonilt, ütleme, oli meile teada juba varem. Ja et see ei tulnud meile nagu hooaja lõpus kuidagi üllatusena. Ja mingil hetkel siis hakkas nagu töö selle nimel pihta, et leida siis uus peatreener ja ütleme, et see, mis oli, seda lahti kirjeldama võib-olla polegi nagu mõtet hakata, et lõpplahendus oli ikkagi see, et me jõudsime Marko Kristali nimeni ja kui me siis temaga kohtusime ja sellest teemast rääkisime, siis sai nagu suhteliselt kiirelt selgeks see, et tema oli nendest kas siis kandidaatidest või üleüldse see inimene, kes nagu soovis näha nagu suurt pilti. Et ei võtnud seda kui lihtsalt peatreeneri positsiooni siin klubis, vaid teda nagu huvitas klubi tervikuna, selle käekäik, ajalugu ja ütleme sellised plaanid ja ambitsioonid edaspidiseks. Et ilmselgelt klubijuhina mul see nagu väga meeldis. Et ma ei pidanud nagu ise seda nagu välja suruma nii-öelda kandidaadid potentsiaalselt peatreenerit, vaid ta ise nagu viis selle teema kogu aeg selleni. Et selles mõttes, et kuna meil on ka duubel meeskond siis esindusega koos treenimas ja ilmselgelt kogu aeg alt ootame siis uut järelkasvu, siis otse loomulikult ootama peatreenerilt seda, et ta nagu prooviks leida selles klubis nagu seda tervikut, näha tervikut nii-öelda, et mitte ühte hooaega korraga. Ja see mulle meeldis. Muidugi on tal suured kogemused treenerina ja mängijana, kindlasti on ta selline võitja mentaliteediga treener. Ja ütlemegi siis nii, et lõppkokkuvõttes tema tulek ei lahendanud mitte ainult esindusmeeskonna teema ära, vaid tegelikult sättis paika meil kogu noortesüsteemi struktuuri treenerite tööjaotuses, nii et igati positiivne.
Marko tuli ja esimene asi, mis ta tegi, oli see, et viskas noored ette. Ehk et Pärnu mängus oli koosseis pooleks noortest ja vanadest. Ja Marko omal markolikul moel andis mõista, et jäi noortega väga rahule. Kas noorte pealetung esindusmeeskonnas sellel hooajal saab olema 2018. aasta märksõna? Võimalik, jah. Et natuke täpsuseks, aasta lõputurniiril ta veel vaatas tribüüni pealt kogu seda, et ei juhendanud, et Kevin Paavo juhendas seal seda üritust, aga noorte vette viskamine on ka mõnes mõttes selline sunduslik käik. Et hetkel on koosseis selline, kus noori tuleb kasutada ja selle võrra oligi nagu positiivsem kõigi jaoks nende nagu hakkama saamine nii-öelda selles keskkonnas, et selle koha pealt kiitus neile kõigile noortele. Et siin eelnev töö on olnud siis positiivne nii-öelda nende tubli noortega. Ja märksõnana, ütleme selles mõttes, et komplekteerimine veel käib meeskonnal, et eks näha, kui palju, millistele positsioonidele meil mängijad õnnestub juurde tuua, aga ma kindlasti usun, et need noored saavad kordades rohkem mänguaega Premium liigas kui eelmisel aastal. Marko jätame samuti nüüd tööd tegema, nagu ka eelnevalt räägitud tegelased ja tuleme seda uudiste voogu mööda nüüd ajas lähemale. Möödunud nädala lõpp oli siis see hetk, kui sai välja hüütud, selle nädala algus, kui sai välja hüütud see, et toimusid teatud muudatused treeneritega noortesüsteemis. Sander Post ja Rait Oja võtsid üle 2003-2004 noortegrupi ja Anti Rosenberg astus siis sammu nooremate suunas ja treenib nüüd 2008. aastakäiku. Räägi natuke lahti, mis see tähendab ja mis see peaks kaasa tooma? Sellega ongi nii, et me tegelikult juba mõnda aega otsisime lahendust treenerite tööjaotuses sellisena, et treener siis saaks keskenduda konkreetselt kas meeste jalgpalli aspektidele või noortele. Et eelnevalt oli siis Kevin Paavo nii meestes kui noortes ja Raito ja täpselt samamoodi, siis nüüd me nagu saimegi ka nagu selle lahendatud, et Raito ja keskendub noortele ja Kevin ainult meestele. Ja teise poole pealt siis Anti 2003 vanusegrupp on olnud tal juba päris pikki aastaid, kui mitte algusest peale. Ja tegelikult nagu iga grupp vajab mingil hetkel nagu natukene nagu vaheldust treenerite käekirjas ja selles treeningmetoodikas. Ja see on nagu see vanus 2003 ja 2004, kes jõuavad nagu varsti sinna meeste jalgpalli. Ja me oleme nagu ka kirjeldanud seda, et me ei soovi tegelikult niimoodi ühe kaupa neid noori nagu sinna meestesse kiskuda, mis omakorda lööb võib-olla sassi selle noortevõistkonna nagu sellise koosluse, vaid tahame nagu selle meeste jalgpalli filosoofiat sinna allapoole viia. Ja kui Sander Post ja Rait Oja olid ikkagi duubelmeeskonna juures 1,5 aastat, siis need teadmised nagu meeste jalgpallist nagu väga otsesed teadmised ja see nägemus nagu, et see läheb siis nendega nende noorte juurde. Et ilmselgelt Anti on teinud väga head tööd ja selles nagu ei ole absoluutselt küsimus, vaid lihtsalt puhtalt vajavad nagu mingil hetkel võistkonnad, noortevõistkonnad siis nagu teist lähenemist natukene. Ja sinna nagu viiaksegi rohkem sisse selline meeste jalgpalli nagu olemus, et kõik, mis sellega kaasneb taktikaliselt ja treeningmetoodiliselt ja nii edasi ja suhtumiselt ja kõigelt sellelt. Ja see on selline mitme aasta projekt Sandril ja Raidil, kus nad siis ütleme panevad kokku need 2003 ja 2004 nagu oma nägemuses sellisena, et võib-olla ei vaadata nii palju seda aastakäigu numbrit, kuivõrd seda, et kes võiks saada nii-öelda hakkama selles esimeses võistkonnas ja kes nagu teises võistkonnas, et see keskkond nende mängijatel oleks nagu selline sobilik ja sealt pealt siis nagu valmistada ette nad selleks, et ühel hetkel, kui nad meeste jalgpalli sisenevad, siis nad on juba nagu rohkem teadlikumad või tunnetavad rohkem seda, mida nagu meeste jalgpallis nagu vaja on. Ja teiselt poolt siis, et Kevin saaks keskenduda ainult meeste jalgpallile, ehk siis esinduse ja duubli peale, siis ja Antil nii-öelda võeti andis ühe grupi ära, siis oligi nagu loogiline jätk see, et Anti liigub siis 2008. juurde. Mis on ka väga hea grupp, seal on palju poisse ja väga talendikaid, nii et ta saab sealt oma tööd nagu edasi teha.
üldpildis ja pikas plaanis noh, me näemegi seda, et mingitel hetkedel gruppidel hakkavadki treenerid vahetuma. Et lastevanematel ja lastel nagu noh, katsume selle siis nagu iga kord nagu eraldi nagu üle rääkida, aga et noh, teada oleks lihtsalt see, et tegelikult jalgpallimaailmas meie ja ka väga paljud teised ei näe seda, et üks treener võtab pisikestest peale grupi ja viib selle kuni meesteni välja, vaid kuskil peaksid mingisugused muudatused toimuma ja gruppide üleandmised, et see ma näen, et tõstab nii-öelda seda töö kvaliteeti. See, et see loogika toimib ja ei ole mitte üldse harukordne praktika, seda kinnitab ka see, et majas sees treenerite vahel valitses ümberkorralduste osas täielik üksmeel. Pigem üksmeel ja väga positiivne nagu lõpplahendus oli see. Et tegelikult siin ongi see, et kõik nagu ootasid või otsisid nagu seda ja vahepeal oli meil siin ju 10 erinevat stsenaariumit seoses sellega, kes saab esinduse peatreeneriks. Et kui post oleks jätkanud peatreenerina, siis ilmselgelt sellist stsenaariumit ei oleks välja kujunenud. Nii et me käisime läbi väga paljud stsenaariumid, proovisime leida seda kõige paremat ja ma arvan, et tänane on kindlasti nendest kõige ideaali lähedasem. Üks uudis veel, mis puudutab siis nii noori kui esindusmeeskonda, sest duublis meil siiski mängivad veel mängijad, keda üldnimetajaga noored nimetatakse. Siis juba ettevalmistusperioodi algusest treenivad meil duubel ja esindusmeeskond koos. See ei ole midagi ennekuulmatut, samas mitte ka väga levinud praktika Eestis, mis selle eesmärk on ja mida see klubi jaoks aitab saavutada. See on natukene ka selline tingitud olukord jälle, et kahe peale kokku tuleb selline korralik nimistu mängijatest. Eraldi jääksid mõlemad võistkonnad natukene liiga väikseks treenimise mõttes. Ja teiselt poolt ütleme, see tehtud töö duubliga või duubli enda mängijate tehtud töö varasemalt on viinud neid tasemeni, millega neil lubab nii-öelda esindusmeeskonna põhimängijatega koos treenida. Ehk see taseme vahe on nagu läinud selliseks väiksemaks, et varasemalt on võib-olla olnud need käärid natuke liiga suured, nüüd on küpsemad. Et selles mõttes nagu annab teha nendega koos. Muidugi siin tuleb nagu jooksvalt ja kogu aeg nagu jälgida lihtsalt seda, et ütleme, kõik saaksid sellise treenituse, mis neil nagu vaja on. Et ilmselgelt esinduse duubel mängivad erinevatel päevadel, tekib mängu eelne, mängu järgne treeningu erinevused sisse ja nii edasi, et aga sellega kõigega on treenerid arvestanud ja peavad arvestama, et on võib-olla vahepeal vaja teha mingid konkreetsed nagu muudatused, et mingil hetkel võib-olla duubel peab tegema mingisugused trennid nädalas eraldi, selleks kõigeks tuleb nagu valmis olla, seda olukorda tuleb nagu kogu aeg ümber hinnata. Ja selles mõttes ütleme, see treeningprotsessi või selle eest vastutab ikkagi Marko Kristal ka nende noorte arengu eest ja Kevin, ütleme, on siis duubli mõistes nagu see, kes muidugi komplekteerib seda võistkonda ja käib nendega mängudel ja samal ajal tegelikult on tema nagu suur vastutus jälgida kogu selles treeningprotsessis, et kõik noored saaksid vajaliku nii-öelda koormuse ja treeningu kätte, mis neil vaja on, et ilmselgelt konkreetselt trennis keskendub Marko mingil määral teatud trennides kindlasti esinduse põhimängijatele. Et siis on nagu Kevinil suur roll jälgida, et keegi ei jääks nagu kuidagi kõrvale või mingisugusest protsessist nagu ilma. Ja teisalt annab see ikkagi nii-öelda duubli noortele siis ühest küljest selge signaali, et ole mees ja uksed on lahti ja teisest küljest praktika esinduse meestega õlg-õla kõrval töötamises. Jah, Marko ütles esimene trenn, et tema jaoks on tegelikult kõik mängijad uued, kõik algab valgelt lehelt ja absoluutselt kõigil on võimalus. Et tõesta, et sa oled selle vääriline, varasemad teened, need selles valguses ei loe, et Marko paneb parima 11 väljakule ja võtab järgmised parimad varumeeste pingile, nii et absoluutselt kõigil on võimalus. Et see on selge. Ja lõppkokkuvõttes, kui meie meeskonna komplekteerimisel me ei suuda ka kedagi endale siia juurde tuua, siis meie klubi nägemus nagu ongi selles valguses tervik, et meil peavadki kogu aeg alt noored peale tulema ja seda karastust nagu ühel hetkel saama meeste jalgpallis, et nendel noortel on see võimalus praegu olemas. Mainisid koosseisu. Koosseis on olnud, kui nüüd vaadata tagasi möödunud hooajale, siis oli see koosseisu probleem
meie üks suuremaid takistusi võib-olla natukene parema tulemuse saavutamiseks, kui meil Premium liigas lõpuks välja kujunes. Aga kõigi kiuste saime hakkama. Selle aasta seis oluliselt erinev ei tule tõenäoliselt, sest amatöörklubina me jääme samade probleemidega ikkagi maadlema. Aga sa võid ilmselt klubijuhina öelda ikkagi välja ka selle, et töö selle nimel, et täiendusi tuleks meile siia uueks algavaks hooajaks esindusmeeskonda, töö käib. Jah, ma mitte, et nüüd kuidagi duublimängijatele nagu või duublile kaaselajatele kuidagi natukene ärevust tekitada, aga ma arvan, et selles valguses on nagu esinduse seis võib-olla nagu parem. Et just selles mõttes, et duubli noored on praegu juba selle esimese mängu põhjal ja nende trennide põhjal tõestanud oma väärtust nii-öelda, et nad suudavad, et Premium liigas hakkama saada, mis tähendab seda, et meil on nagu rohkem valikut, rohkem kvaliteetset valikut nii-öelda esindusmeeskonda nende noorte näol. Ehk et see vahe ei ole enam nii suur kui eelmisel hooajal. Mis tähendab seda, et isegi kui me ei suuda komplekteerida enda meeskonda kvaliteetset nii-öelda laenumängijatega, siis meil on võtta enda noored. Aga see tähendabki seda, et siis jälle omakorda nad tulevad ju duubli meeskonnast, kellel ka see nimekiri ei ole nii pikk. Ja kuna ta on ka siis nii-öelda U21 nime all, mis tähendab, et seda ei saa ka siis komplekteerida nii-öelda vanadest näiteks tulevik 3 mängijatest liialt palju, et siis ongi võib-olla see raskus tekibki võib-olla seal, et kuidas see duubel nagu siis korralikult komplekteerida ja seal nagu nii-öelda see hooaeg nagu korralikult ära mängida, et ära mängida ei ole muidugi õige sõna, et seal on nagu tulemustest olulisem see areng nendel mängijatel. Et selles valguses ma nagu ühelt poolt nagu väga ei muretse, teiselt poolt ma saan aru sellest, et mida paremini me suudame esindusmeeskonna komplekteerida nüüd veel lisamängijatega, seda paremini on komplekteeritud ka meie duubelmeeskond, nii et jah, töö selle nimel käib. See duubli noorte kaasamine ja ütleme siis vajadusel nendega lahingusse minek on tegelikult ju sümpaatne nii pealtvaatajatele kui sponsoritele, kellest üks alles eile mulle pikalt rääkis sellest, kuidas tuleviku relv on see, et omad poisid on kogu aeg platsil. Just, ja selles mõttes ongi see, mida ma olen ka nagu varasemalt kogu aeg rääkinud, et ühel jalgpalli või ütleme siis palli spordialal on väga oluline see järjepidevus. Ehk et praegu me veel loodetavasti viimast korda lakume haavu nii-öelda sellest varasemast puudujäägist, kus meil tegelikult on täna duubel ja järgmine noorte võistkond on alles 2003, et vahepeal 2002-2001. Seal on natukene selline vaikus nii-öelda varasemast tööst nii-öelda. Aga sealt edasi meie struktuur läheb nagu ilusti paika, kõik grupid on täidetud. Et selles mõttes see järjepidevus on nagu ülioluline, et see, kui kuskil jätad mingisuguse augu sisse, siis see nagu maksab väga kurjasti kätte. Ja ütleme selles mõttes, kui me räägime nüüd nagu Premium liiga ja nendest tulemustest, siis ma arvan, et just see, et meie enda noored on väljakul võib-olla kaalubki üles teinekord mingisugused tagasilöögid nii-öelda, mis kajastuvad tablool siis. Liitujaid, nagu sinu vastusest aru saime, võib olla siit ja sealt oma ressurssidest ja külalisesinejate näol, aga liikumisi võib tulla ka teises suunas. Räägime sellest kõige suuremast uudisest kõigepealt, mis täna hommikul läks klubist välja. Meie esikiiper Karl-Romet Nõmm teenis oma möödunud hooaja esitustega välja kutse katsetele Slovakkia kõrgliiga 4. klubi juures FC TAK 1904. Mida Karl-Romet seal Slovakkias neil hetkedel, mil me siin räägime, teeb ja mis peaks saama juhul, kui ta meie juurde tagasi ei tule? Loodetavasti näitab ennast seal heast küljest, et eelmise aasta mängud siis tõestasid, et ta on palju küpsemaks saanud ja oma esitused veidi stabiilsemaks muutnud, et muidugi on seal vaja veel kõvasti samme edasi teha. Aga juhul, kui ta läheb, siis ma usun, et me suudame oma väravahtide tiimi nagu komplekteerida, et paigas on Ritson, et see on selge. Hünerson samamoodi, aga ma arvan, et 2 võistkonna peale 2 väravahti on vähe. Ehk et lähiajal nüüd vaatamegi natukene ringi, et kuna Kallaste otsustas siis ikkagi mitte
meiega liituda hetkeseisuga, siis me vajame tegelikult ühte väravahti juurde. Et töö käib ikkagi selle nimel, et Nõmm liiguks edasi. Muidugi, kui ta jääb, siis on võib-olla nagu olukord natukene teine, et aga me peame olema valmis selleks, et ta liigub edasi. Juhul, kui Karl peaks tulema sealt katsetelt tagasi ilma lepinguta, mis tema vanust arvestades on täiesti okei, tuleb tagasi kogemuse võrra rikkamana ja tõenäoliselt olulisel määral motiveeritumana, kui ta siit läks. Kui ta tuleb tagasi ilma lepinguta, siis võib ju välja öelda ka selle praegusel hetkel, et väga tugevat huvi on tema vastu tulnud ka teised Eesti klubid, ehk et Karli mitte liikumine Slovakkiasse ei pruugi tähendada seda, et ta meie juures jätkab. Jah, nii on ja selles mõttes on veel erinevad agendid nagu ühendust võtnud, et praegu ongi täpselt see, et vaadatakse, mis saab nagu seal. Et ei ole mõtet hakata järgmisi kohti nagu broneerima nii-öelda, et käib ära, vaata, mis saab, mis on tagasiside. Ja veel kord, et meil Karliga on ikkagi nagu omavahel ja klubisiselt nagu ära räägitud, et me katsume leida talle ja kas see juhtub nüüd talvises aknas või suvel või hooaja lõpus, et eks seda siis näitab aeg, aga selgelt nagu töö selle nimel käib, et tal nagu oleks vaja nagu edasi liikuda ja kui on ikkagi hea keskkond ja hea pakkumine, siis võib ka tulla jutuks mõni Eesti klubi. Karli enda pea on selge ja võtab rahulikult ja on valmis ka meiega täis hooaja kaasa tegema. Ma usun küll, selles mõttes, et ta saab ikkagi aru, et uisapäisa kuskile tormata nagu ei ole mõtet, et ta nägi ja saab ise, mõistab seda, et ta sai küll mängida ja tegi küll päris hea hooaja, siis ütleme, et sellist päris suurt sammu järgmist teha on vaja veel stabiilsemalt ja veel paremini ja veel enesekindlamalt mängida. Et ma usun, et siin Viljandis on tal selleks kõik tingimused nagu olemas. Ja vanust ei ole veel sugugi mitte palju. No täpselt, et kui varasemalt oli ta selline noor ja talendikas, keda võib-olla otsiti ka sellisesse akadeemiatesse nagu poolenisti õppima, siis nüüd ta on jõudnud vanusesse, kus ta peab nagu näitama juba selliseid kindlamaid esitusi selleks, et nagu saada välisleping. Ja siin omas keskkonnas seda enesekindlust koguda on kindlasti võimalik. Lähemate päevade küsimus peaks olema ka see, mis saab Gerdo Juhkamist, kellele siis meie Lõuna-Eesti derbipartner Tartu Tammeka on jõuliselt lähenenud. Juhul, kui Gerdo peaks teenima Tammekast pakkumise ja lepingu, on temale vääriline asendus kohe võtta? Gerdo on meil olnud selline suhteliselt universaalne mängija, nii et selles mõttes et ta ei ole nagu stampselt ühe positsiooni mängija, et peaks nagu mõtlema konkreetselt asendusele. Et kui Tammekal endal on seal Kiidroni lõpetamisega otsitakse konkreetsele positsioonile konkreetne asendaja, siis Gerdo on nagu suutnud väga sellist universaalset rolli meie klubis ja väga, väga olulist rolli. Ja pakkumine tal on, kaalub, mõtleb ja kindlasti istume maha, arutame selle olukorra nagu läbi, et siin võib-olla tulebki sellise klubijuhi nagu natukene iseendale nagu mõrumaike tekitada, et ülesanne on ju pakkuda mängijatele seda võimalust siin jätkata ja neid tingimusi, häid tingimusi pakkuda. Ja otse loomulikult me seda teeme ja nüüd ongi küsimus, et kas see on piisav. Ja ma usun, et lähiajal saab see selgeks. Mängijatele enama pakkumine on klubis olnud jutuks tegelikult kogu selle nii-öelda talvise puhkuste hooaja ja ettevalmistuse eelse aja. Klubis käib tõsine töö selle nimel, et leida nii-öelda jõudu ja väljundeid ja võimalusi ka uute toetajate näol. Selles vallas käib kibe töö. Just, et siin võib-olla rahvale võib-olla ütlekski, et siin kaamera taga küsimusi esitav Marek Tiits on tegelikult klubile üks suur õnnistus, et see, mismoodi eelmine aasta see turunduse poole pealt nagu sai tuure üles keritud ja see kõik, mis praegu nagu toimub, teeb minul kui klubijuhil ikka väga palju head meelt, et juba väiksed ja suuremad sammud on tehtud ja selle nimel töö käib, et mängijatele midagi nagu pakkuda sellest
kogu selles protsessis, mida nad nagu siin meie klubis teevad, et see on meeletu panus, mida nad annavad, et seda klubi ja linna au nagu kõrgel hoida, et pisikeste sammudega, aga ma arvan, et oluliste sammudega nagu liigume selles suunas, et seda tingimusi parandada neile. Sellest, mis ootab uuel hooajal ees meeskonda ja pealtvaatajaid, saame tegelikult veel eraldi jutus rääkida siis, kui see õige hetk on käes. Aga kui nüüd proovida seda pikka jutuajamist kokku võtta, siis omavahel rääkides sinuga oleme 2018. aasta ristinud tegude aastaks ehk #tegude aasta. Me võime minna ja linlased, viljandlased võivad koos meiega tulla sellele jalgpallihooajale vastu ikkagi üldkokkuvõttes positiivselt ja mõnusa ootusärevusega. Kindlasti, et siin ma arvan, hakkabki see aastaga nagu üha rohkem nagu pilti tulema see, et see meie klubi ja ei ole ainult premium-liiga kodumäng või võõrsil mäng, et me oleme nagu suuremad kui see premium-liiga kõigest, ja ma arvan, et siin üha rohkem me suudame nagu seda tuua nagu inimesteni ja sellele kogukonnale, et me võtame osa erinevatest üritustest, me ise korraldame erinevaid üritusi, me proovime oma panuse anda nii-öelda Viljandi paremasse käekäiku erineval viisil. Sest meil on seda energiat, meil on ideid, meil on tahtmist seda teha, et see ei ole selline kauba vastu tegemine, vastupidi. Me tunneme, et kui meil klubi tervikuna toimib hästi, treenerid saavad oma tööd teha, klubi juhid saavad oma tööd teha, et nad ei pea tegelema sellise liiga palju selliste kõrvaliste asjadega. Siin Rain Tölpust oleme ju välja, ütleme ristinud siin 20 ametitööliseks nii-öelda pesu pesemisest kuni tähtsate litsensidokumentide vorpimiseni ja 3 koha peal treenerina. Et kui nendes asjades saaks nagu natukene igaüks rohkem fookusesse oma keskkonda viia, siis seda hakkab tunnetama terve Viljandi ja tegelikult terve nagu suuremas pildis ka terve Eesti jalgpall. Et selle nimel nagu töö käib, et meil on veel kord seda energiat, meil on seda know-how'd, meil on neid ressursse, et pakkuda nii-öelda Viljandile rohkemat kui lihtsalt see jalgpallipäev nii-öelda siin linnastaadionil. Ja ma arvan, et see aasta hakkab seda rohkem nägema kui varasemalt. Ja nüüd omalt poolt siit kaamera tagant anonüümse häälena võin lisada selle, et eelolev hooaeg tõotab tulla väga kultuurilembeline ehk et meiega on kaasa tulnud ja avaldanud koostööd teha Viljandi kultuuriasutused, Viljandi üle-eestiliselt ja tegelikult ülemaailmselt tunnustatud söögikohad ja palju inimesi on tulnud klubisse juurde, kes tahavad klubi juurde, kes tahavad siis seda teed meiega koos käia. Sinul peaks tegema see südame päris soojaks. Muidugi, kui niipidi, et meiega ka võetakse ühendust ja kiidetakse ja soovitakse midagi koos meiega nagu korda saata, siis otse loomulikult, et selles valguses, et me oleme jalgpalliklubi ja kõik see, mida nagu me tegelikult teeme, on mõnes mõttes jalgpalliga seotud, see on sportlike tervislike eluviiside propageerimine, aga samas on see jälle nii midagi lisandväärtust loov jalgpalli väliselt, et see mulle tegelikult isiklikult väga nagu meeldib, et mõni võib-olla jalgpalliklubi juht keskenduks ainult ja konkreetselt jalgpallile ja nendele tulemustele, siis mulle meeldib siin meie kogukonnas nagu kaasa lüüa natuke laiemalt ja suuremalt. Sünergia. Täpselt. Lähme siis sellele 2018 vastu. Kõigepealt ootame uudiseid Slovakkiast, siis Tartust ja hooaja alguseni vaid 1,5 kuud. Jah, ega enam ei olegi palju jäänud, et loodetavasti tulevad ka siis nii kõrgliigas kui ka noortes positiivsed sportlikud tulemused nii-öelda, et oleks nagu palju häid emotsioone nagu rahvale pakkuda. Kindlasti leidke tee staadionile, nii esindusmeeskonda duublit kui ka lapsevanemad ja sugulased oma noorte mänge vaatama, et jalgpallimäng on ikkagi rahvale ja mängijad annavad endast
kordades rohkem, kui neil on need silmapaarid, kelle ees mängida, et meie eelmise hooaja mängud näitasid seda. Kodus ei lasknud keegi jalga sirgeks ja võideldi viimase sekundini. Et selles mõttes publikust on kasu ja toetajatest on kasu, nii et näeme staadionil.